Tere, mina olen Laire Piik ja ma olen edutreener. Kui Maire Aunaste küsis Robbie Williamsi käest, et kas kuulsuses peitub õnn, siis vastas Robbie, et kuna kuulsaks saada, oli tema enda isiklik otsus juba väga varases nooruses. Ja tal oli sisemine veendumus, et tema peab kuulsaks saama. Siis jah, tema jaoks on see õnn. Kuid et ta teab väga paljusid inimesi, kes elavad hoopis teistsugust elu ja kes on väga rahul ja talle teadaolevalt ka väga õnnelikud. Mis see edu siis selline on? Sageli arvatakse, et edukas inimene peab olema rikas ja kuulus või et iga rikas ja kuulus inimene on ilmtingimata ka edukas. See võib muidugi nii olla, aga mitte see pole peamine. Ka Robbie Williamsi elus on olnud väga pikk periood, kus ta oli küll rikas ja kuulus, kuid sugugi mitte õnnelik. Edu on meelerahu, teadmisest, et ma olen õigel teel. Edu ei saa mõõta, võrreldes ennast kellegi teisega, vaid ikka ainult iseendaga. Edu on teadmine, et mina olen andnud endast parima igas eluvaldkonnas. Ma tean, et sinu sees on peidus oluliselt rohkem, kui sa välja näitad ja sa oled väärt parimat. Ma kutsun sind edukohvikusse. See on üks selline mõnus ja hubane keskkond, kus kogunevad inimesed, kes on huvitatud enesearengust, kes soovivad elada elu, mis pakub neile väljakutseid, saavutamisrõõmu ja meelerahu. Inimesed, kes soovivad mõista ja mõtestada omaenda rolli oma saatuse kujundamisel. Edukohvik koguneb iga kuu 3. kolmapäeval Tallinnas Kadrioru Sveitsenbergi 14 Tsokli korrusel. See on õhtupoolik, mil sul on võimalik suhelda teiste sarnasel teekonnal olevate inimestega ning mille hulka kuulub alati umbes 1-tunnine treeningssessioon ühel põneval teemal, mis võib lisada sinu ellu väärtust. Kõik edukohviku treeningud on üles ehitatud neurolingvistilise programmeerimise tehnikatele, mis võimaldab näha elu natuke teise nurga alt ja kogeda teistmoodi tulemusi. Võta nüüd kalender kenasti välja ja pane kõik kuupäevad kirja. 18. septembril alustame algusest ehk. Ma tean, et see, mis mul on, ei ole see, mida ma tahan, aga ma ei tea, mida ma tahan. Räägime tasakaalustatud elust ja eesmärkidest ja miks nad ikkagi nii tähtsad on. 16. oktoobril on teemaks raha loeb ehk raha pole elus küll kõige tähtsam, kuid ta on peaaegu sama oluline kui hapnik. Räägime sellest, kuidas mõista, mis on see, mis raha meist eemal hoiab ja kuidas seda muuta. 20. novembril on teemaks tervist ehk kuidas aidata oma kehal erinevate väljakutsetega toime tulla. Räägime sellest, mis on täiuslik tervis ja kuidas seda saavutada. 18. detsembril naudime andmise rõõmu ja teeme midagi täiesti isetut. Me ei räägi palju, me lihtsalt teeme ja ei soovi mitte midagi vastu saada. 15. jaanuaril on teemaks parim töökoht ehk kumb siis ikkagi. Kas tee seda, mida armastad või armasta seda, mida teed? Otsime sisemise motivatsiooni allikat ja vaatame oma olemasolevale töökohale natukene teise nurga alt otsa. 19. veebruari teemaks on sisemine jõud ehk teadmatus annab teadmise. NLP mängudega soovime jõuda teadmiste tühja seisundisse ja õpime seda ära kasutama teistes eluvaldkondades. 19. märtsil on väga oluline teema ja see on head suhted ehk inimene pole saar. Räägime väärtustest ja sellest, kuidas olla inimene, kes aitab lähedastel enda ümber saavutada, särada ja õnne nautida. 16. aprillil on pealkirjaks Ma olen parim, kes ma olla saan ehk alati saab paremini. Räägime enesearengust. Räägime sellest, kuidas me midagi õpime, kuidas me midagi teame. Tutvume modelleerimise tehnikatega. 21. mail jõudsime kohale ehk mis nüüd siis saab. Meenutame, kust me alustasime, hindame, kuhu oleme jõudnud ja hakkame otsast peale.
edukohvikus osalemine on imelihtne. Pane kõik kuupäevad kohe kalendrisse kirja ja ole kohal. Tule vaata, kuula ja koge. edukohvikus osalemise rahaline panus on 5 eurot, kuid selle väärtus võib olla hindamatu. Lisainfot otsi www.edutreener.ee või leia meid Facebookist Edukohvik. Seestpoolt väljapoole elamise jõud. Peatse kohtumiseni!